Tere! Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Vahepeal on õues läinud väga krõbedaks. Kuidas teie olete sellele krõbedale ilmale vastu pidanud? Mul oli siin küll vahepeal autoga probleemid, et ei läinud käima. Pidin nädal aega jalamees olema. Aga nüüd on vahetatud autol süüteküünlad ja nüüd ma olen tegelenud ka aku laadimisega, et nüüd on ilusti käima läinud ja lisaks, kuna mul on ju garaaž oli igasugust ehitusmaterjali asju, vana mööblit täis, siis ma nagu ei saanud autot talveks ka garaaži ajada, aga nüüd ma ka selle probleemi lahendasin ära. Ja nüüd on mul garaaž puhas ja ma saan ilusti auto talveks sisse. Panin lihtsalt kõrvale kuuri nii palju kui kannatas ja osad kapid lammutasin lihtsalt laiali, sest pakkusin neid igale poole, aga keegi ei tahtnud ja siis lähevad kütteks või mingiks muuks projektiks. Aga põhimõtteliselt on ikkagi päev läbi üks suur kütmine ainult, et ahjusid ma kütan veel ikkagi üks kord päevas, aga pliiti mitu korda päevas. Kassid on nüüd ainult teisel korrusel, sest seal on kõige soojem. Seal ikka, kui ahju kütan, siis tuleb ikka 18 kraadi sisse, aga murri mul siin valvab neid lilli hirmsasti. Mulle need nii meeldivad, need tekitavad mul juba natuke sellist kevade tunnet ja ma nagu ei jaksa sisuliselt enam kevadet ära oodata. Aga ta sööb mul neid lilli siin, et üks lill on peaaegu täiesti ära söödud. Aga mis ma mõtlesin meisterdada, kuna ma leidsin ühe selle ümmarguse pildiraami, mis mul seal käes on, siis see on täiesti puidust ilusti ja seal sees on üks imepeenikeses tehnikas kootud laudlinik või selline väike linikukene. Ma ei kujuta ette, kui peenikeste varrastega see tehtud on ja kui peenikese niidiga, aga see on tõesti imeväike. Vaatasin mitu korda, kas see on ikka päriselt kootud või on see nagu mingi masinaga tehtud, aga see näeb välja nagu oleks varrastel kootud. Ja lihtsalt on siis tärgeldatud ja pandud sinna pildi sisse. Selle liniku ma kindlasti hoian alles ja kasutan kuskil, aga seda raami ma mõtlesin, et teeks ühe unenäo püüdja moodi kaunistuse. Kuna mul on ka neid erinevaid linikuid, siis ma katsetasin siingi, et millise linikuga võiks teha. See iseenesest mulle väga meeldib, sest seal on need ägedad, need 3D mõõtmelised lilled, aga see jäi natukene väikeseks. Ja siis see, mida ma praegu katsetan, siis see mulle meeldis isegi kõige rohkem ja selle ma vist ka lõpus valisin. Aga unenäo püüdjatega on nii, et ma olen neid varem ka teinud ja erinevatest materjalidest, traadist võõre peale ja punutult selle, nii nagu klassikaliselt tehakse punutult, aga ma seekord mõtlesin, et kuna neid laudlinikuid on nii palju ja nendega jääb väga ilus, et kaunistaks ta nagu rohkem nagu mingite lilledega ja asjadega ka veel, et siis kunstlilledega, et siis oleks nagu rohkem nagu seinakaunistus, sest ma nagu nii ei plaani teda voodi kohale riputada. Sest ma olen aru saanud, et unenäo püüdjad riputatakse voodi kohale, kui sa tahad, et ka ta reaalselt nagu aitaks sind või eks see rohkem selline uskumise teema ole, et kui sa usud, et ta sind aitab, siis ta aitab ka. Ja siin ma sorteerin siis milliseid pitsikesi ja ribakesi, kangaribakesi ma sinna alla riputan. Mul on üks paras kastitäis juba igasuguseid jupikesi kuskilt siit ja sealt kogunenud, õmblustöödel kasutanud ja igal pool. Ja kõigepealt siis tulebki panna see riputusaas ja siis ma mõtlesin, et plaan oli mul selline, et ma kinnitan selle liniku ülevalt liimipüssiga kinni ja alumised otsad jätan lahti ja nende külge on siis hea riputadagi neid igasuguseid pitsikesi ja paelakesi. Siis ei pea nagu selle raami külge neid siduma, et vaid ajan sealt sellest teegeldatud liniku aukust läbi ilusti ja jääb selline nagu natuke rippuv ka. Vähemalt plaan oli mul selline ja see ka õnnestus. Aga unenäo püüdjades siis jah, nii palju veel, et pärimuslik seletus on ju selline, et võrk peaks siis kinni püüdma need halvad unenäod ja igasugused need rahutud mõtted, mis ei lase sul magama jääda. Et nagu see hea uni liiguks läbi selle võrgu ja siis ta jõuab sinuni läbi selle võrgu ja see puhastub siis läbi selle ja sulet, kui sinna riputada midagi pehmet ja rippuvat ja sulgi ja selliseid asju, et siis nagu
need pehmelt laskuksid need unenäod sinu poole. Ja kui hommikul kardinat eest ära lükkad, siis päikesevalgus siis nagu hävitaks sinna võrku jäänud unenäod või siis puhastad selle viiruki suitsuga. Et nii olen mina kuulnud. Et see pigem selline rituaal, mis võib-olla lihtsalt vähendab sul ärevust ja aitab sul siis nagu omakorda und parandada. See võib olla ka lihtsalt iluese, samas see võib olla ka mingi kaitsesümbol. Et sa võid seda ju niinimetatult aktiveerida oma mõtetega, et riputata kuskile sellisesse kohta, mis sa arvad, et toetab sind ja mõtled, et see töötab ja siis töötabki. Et loomulikult seda teaduslikult tõestatud ei ole, aga kuna kõik seda kasutavad, siis ju tal siis mingi kasu on. Ja selles karbikeses ongi mul siis igasugused kunstlilled. Tegelikult need on peapaelad. Need ei ole nagu niimoodi eraldi kunstlilled, aga kuna ma ei ole neid vähemalt, ma arvan, 5 aastat kordagi vaja läinud. Need on mul sellest ajast, kui mul veel kunagi fotostuudio oli ja siis ma tegin rohkem selliseid portreepilte ja siis mul oli igaks juhuks ka varutud igasuguseid aksessuaare ja neid lastele selliseid lillepärjakesi ikkagi pähe panin ja kasutasin pildistamisel, aga nüüd ei ole mul neid tõesti väga-väga ammu vaja läinud. Ja siis ma mõtlesin, et mis asja nad seisavad, minu lapsed neid ei kasuta ja keegi neid vaevalt, et osta tahab, et need on kunagi kuskilt odavalt Hiinast, AliExpressist vist tol ajal sai tellitud selliseid asju. Et siis ma mõtlesin, et ma kasutan need ära, et mitte ära visata. Et kuskil ju ikkagi nad sobivad ja täidavad oma eesmärki ja saavad omale uue elu nii-öelda. Et mul on seal neid lilli veel, et ma vaatan, et kui on mingid sellised, mis ikkagi mulle väga eriti ei meeldi, siis ma ka viin kuskile taaskasutuspoodi. Aga need, mis mulle meeldivad, ma kindlasti kasutan mingites projektides ära. Ja siis ma vaatasin, et mul on seal ühed lilled veel, mida ma tahaksin hiljem lisada, mis on ka sellised valged ja sobiksid väga hästi selle stiili ja ideega, mida ma kasutan hetkel seal. Ja siis mul on seal mõned pitsid ja paelad. Mõned on mingitest vanadest laudlinadest või käterättidest, millel on olnud pitsike ääres ja siis on koos selle kanga jupiga ära rebitud lihtsalt selle küljest, et jääks selline ka natuke kangast näha ja osad on mingid kardinatest võib-olla lõigatud ja sinna võid ükskõik, mida sa sinna võid kinnitada, mis parasjagu sul kodus on või mis jäägid sul on. Midagi spetsiaalset mina osta ei soovita. Aga et kasutada ära võimalikult palju. Ja kuna minul on see magamistuba natuke nagu selline rohelist vaibi, et seal on põrandid helerohelised ja voodipead, see on nagu heleroheline ja seal on mõned karbid ja asjad on helerohelised, et siis ma panin ka sinna selliseid rohelisemaid paelu. Lõpus just on näha, siin see esimene sai rohekas, aga pärast ma lisan veel. Ja see pikkus on täpselt nii, nagu sulle tundub, et nii pika, kui tahad, nii pikad võid teha. Mul ei ole väga pikk, muidu oleks võinud teha ka kas või meetri pikkused paelad panna sinna, aga see, kuhu ma ta riputan sinna, nagu väga pikki ei saa panna. Sest mul on koht mõttes olemas küll, kuhu ma teda riputada tahan, et täpselt sinna trepi kohale, kust teisele korrusele läheb, et siis sinna. Et see niinimetatud unenäopüüdja siis püüaks juba magamistuppa tulles kõik halvad ja rasked mõtted kinni ja puhastaks, et magamistuppa tuleksid puhaste mõtetega. Selline vana käterätik on veel, seal oli sellist helekollast ja rohekat, mis sobib hästi selle vaibiga ja sealt ma ka rebisin mõned ribad välja. Ma küll ei filminud, aga ma tahtsin rääkida ka sellest magustoidust, mida viimasel ajal kõik teevad, et ma täitsa soovitan ka seda katsetada. Mulle täitsa meeldis, ma olin üllatunud, sest ma ei ole väga suur Kreeka jogurti fänn, aga see nimelt on Kreeka jogurtiga selline niinimetatud mingi juustukoogi moodi mitte küpsetatud variant. Aga tegelikult on minust nagu sisuliselt nagu tiramisu. Et ühesõnaga on vaja Kreeka jogurtit, kohvi, siis neid spetsiaalseid küpsiseid, ma ei tea, kas nad on mingid sõrme või fingers küpsised sellised, mida kasutatakse tiramisus.
ja põhimõtteliselt muud ei olegi vaja. Aga, või siis ka magustajat midagi või siis marju ka, tegelikult sa võid ükskõik, kuidas seda magustoitu teha, aga algne retsept oli selline, et sa segad selle Kreeka jogurti umbes veerand tassi kange kohviga. Mina soovitan see kohviga natuke ka ära magustada, kui sa ei taha, et ta oleks selline natuke maitsetu. Minu arvates oli muidu maitsetu. Ja siis segad selle jogurtiga kokku ja siis torkad sinna, paned ilusti kõrgemasse kaussi ja torkad sinna sisse need küpsised niimoodi püsti. Siis paariks tunniks külmkappi ja siis raputad kakaod, kakaod on ka vaja. Kakaod raputad peale ja on selline väga kiire ja lihtne magustoit. Aga siis seda võid ju edasi arendada ükskõik kuidas veel, et võid panna sinna külmutatud marju või värskeid marju või mangotükke või ananassitükke või mis iganes. Ja saad sellise ilusa piduliku ja kiire magustoidu, mis on tõesti ka maitsev. Et seda Kreeka jogurti maitset ma nagu otseselt ei tundnud seal nagu, mis mind nagu häirib see, et ta on liiga hapu. Aga siis oli väga hea. See kohvi annab oma ette nüansse ja selline mõnus kooslus jäi. Soovitan katsetada. Ja siin ongi mul vahepeal see peaaegu, et valmis. Ma mõtlesin, et ma rohkem neid paelu ei pane, aga panen need lillekesed veel sinna. Et siis see katab ära selle liniku, mille küljes need on, need sõlmed, nende paelakeste sõlmed, et siis on nagu niimoodi ilusad, nagu need lilledest langevad välja sellised pitsid ja paelad. Ja siis ma otsustasin, et kuna üks lille järgi, siis ma otsustasin, et ma panen selle keskele, sest see sobib täpselt, sest seal on ka nagu selline lille muster ja siis on ka natuke nagu selline kolmemõõtmeline. Ja ongi valmis. Nendel lillekestel oli veel sellised kuldsed lehekesed küljes, mis ka oli väga ilus. Ja mulle väga meeldib, ma jäin väga rahule. Ja sa võid teha seda ka täiesti ruudulise pildiraami külge, lihtsalt paned niimoodi üks nurk ülespoole, teine nurk allapoole ja jääb ka huvitav, et ei pea just olema ringikujuline, sest ringikujulisi pildiraame nagu liigub vähem. Aga liigub ja siis ma paningi ta sinna trepi kohale, sealt, kus saab teisele korrusele ja mul on seal tegelikult all on ka teine unenapüüdja, mille ma kunagi väga-väga ammu tegin, mingi 10 aastat tagasi vist juba. Et see on ka lihtsalt ühest traatvõrgust, millel on liinik peale pandud ja siis need pitsikesed ja mul olid seal varem ka suled rippusid, aga need on kõik juba ära kukkunud. Oi, kassidele meeldib teisel korrusel, on soe. Üks mul magab rohkem voodis ja teine magab rohkem poisi riiete peal, sest mul on ka poisi riided on niimoodi kastides seal riiulis ja temale meeldib seal, oi, seal on soe. Ja mõnusad soojad pusjad, mille peal magada. Talvel nad praktiliselt üldse õues ei käi. Ja siis teine meisterdus mul oli plaan teha järjehoidjad. Ja siis ma tegin kohe 2 tükki. Üks on selline pärlitega paela otsa ajatud järjehoidja. Ja see on muide mu viimane märkmik, mille ma tegin. Vanad igasugused, värvisin vanad täiesti valged uued paberid värvisin nagu kohviga vanaks ja siis mõned asjad ka trükkisin välja, et kleepisin peale ja muid vanu pabereid ka kasutasin ja kangaga lõin kaaned üle lihtsalt mingi papist karbil ja ma natuke panin pitsi ja õmblesin kokku ja väga ilus märkmik jäi, selle ma jätan kindlasti endale ja siis ma mõtlesin, et ma teen sinna mõned järjehoidjad. Et üks järjehoidja on mul siis selline lihtne kirjaklambri ja paela ja pärlitega, aga teine on veel lihtsam tavaline paber ja pilt kokku pandud. Aga mu idee oli selles, et selle teisele järjehoidjale saad ka nagu märkmeid teha, et kui sa näiteks loed mingit õppekirjandust või midagi sellist, mida sa tahad, et mingid ilusaid häid mõtteid kirja panna, mõningaid, siis see järjehoidja käib lahti ja tal on mõlemal pool kirjutusruumi. Ja saab neid ka koos kasutada, et paned kõigepealt selle järjehoidja külge, selle paberist järjehoidja ja siis klambriga ta kinni ja siis on kindel, et ta ära ei tule. Ja siin on siis näha, et ta käib niimoodi kokku ja see pilt jääb niimoodi ilusti kokku, kui sa tahad, et on mõlemalt poolt vaadatav. Siis ongi vaja ühte paksemat paberit, valget paberit. Minul on selline akvarellipaber, millega vesivärvidega joonistatakse ja siis ühte pilti, mis
mis minul on mingist laste ajakirjast, aga võib-olla ka näiteks vanast kalendrist või su enda mingi tore näiteks perepilt, kus on näiteks lapsed koos, et ühele poole saab ühest lapsest või teisele poole teisest lapsest, et saad niimoodi pildi kokku panna. Et mulle just meeldiski see 2 kassiga pilt, ma otsisin neid pilte erinevaid, oleks võinud ka mingi looduspilt lihtsalt olla. Aga et kuna saab panna täpselt niimoodi, et 1 kassi ühele poole, teisele poole, et siis on nagu päris lahe. Ja siis murrad selle paberi kokku ja siis veel kord kokku ja need murdejooned hästi soovitan nagu üle käia, et oleks hästi alla surutud, et muidu ta jääb natuke niimoodi nagu turritama, sest kui tugev on paber ka. Ja siis teised pidi kokku ja siis põhimõtteliselt liimid need pildid sinna üks ühele poole, teine teisele poole ja nii lihtne see ongi. Et enam lihtsam olla ei saagi. Lihtsalt mõte oli selline, et kuna mulle meeldib ka aeg-ajalt nagu mingid selliseid sisuga raamatuid lugeda, mitte ilukirjanduslikku, aga millel on ka mingid nõuanded sees või mingid õpetussõnad või et siis et mingid märkmeid kohe tahad nagu üles kirjutada, aga et hakka siis otsima kohe, kuhu kirjutada, et siis sul on nagu selle raamatu mõtted on sul selle järjehoidja sees ja sa võid seda järjehoidjat siis panna märkmiku vahele, kui tahad, et siis sul võib olla igal raamatul oma järjehoidja. Et sa võid sinna ka panna joonelise paberi või ruudulise paberi selle järjehoidjaks, et kui sulle meeldib lumivalge paberi peale kirjutada. Ja siis paned lihtsalt järjehoidjale pealkirja, et see on selle raamatu järjehoidja ja selle raamatu lemmik tsitaadid või mõtted on mul selle järjehoidja vahel ja see on sul siis märkmikus või võid panna klambriga märkmiku vahele näiteks. Et selline mõte, et mulle endale hakkas see mõte väga meeldima, et siis just see, et sa saad seda nagu teha iga raamatu jaoks eraldi ja jäädvustada sinna siis oma mõtteid sellega seoses. Ja kuna mina sättisin need kassid sinna ilusti niimoodi keskele, siis ääred jäid natukene üle ja need ma siis lõikasin maha. Siis on need, ma ei tahtnud, et need kassid nagu jääksid poolikuks, et ma ei tahtnud kassil midagi kõrva ega silma pealt ära lõigata. Korralikult liimi alla, liimipulgaga täiesti piisab, seda ei ole mõtet mingi liimipüssiga ega PVA-ga võib ka teha, lihtsalt kuivab kauem. Et liimipulgaga on kõige lihtsam. Ja siis ma sättisin jälle see teise kassi ka enam-vähem keskele ja peppu lõikasin maha, aga pole hullu. Vähemalt jäi mõlemale poole kass näha ilusti. Ja mul on kindlasti mõte, et kui mul jääb jälle kuskilt veel mingi selline tore pilt silma, mis sobiks hästi selleks järjehoidjaks, siis ma panen ta juba eos kõrvale, et ma saaksin need mõne järjehoidja juurde meisterdada. Ja väga vabalt võib ju kasutada ka värvilist paberit, aga kuna need olid valged kassid, siis sobis valge paber. Ja selline see on. Nii, ja teeme siis selle teise lihtsa, mis on veel lihtsam kui see eelmine. Et siin on mul üks karbitäis pärleid, mis on, ma ei tea, vähemalt 20 aastat vana. Mul on seal mingid pärlid mingitest vanadest ehetest, kui mul midagi läheb katkima ja kõik viskan jälle sinna karpi või kuskilt mingi asja küljest jääb neid järgi või mis iganes, need on nagu väga-väga vanad pärlid. Ma ise ei ole neid ostnud mingi mitukümmend aastat, aga siis ma otsisin sealt välja sellised suuremad, osad on hästi peenikese auguga, et isegi tavaline väike nõelakene ei lähe läbi. Ja siis on vaja klambrit ühte, kirjaklambrit. Tänapäeval on neid igasuguseid, mul oli ka seal topsis näha, oli roosat ja valget ja hõbedast. Ja ma olen näinud ka väga uhkeid kirjaklambreid sellised kujukestega, mis sobiksid ka ideaalselt selleks järjehoidjaks. Ja siis tahtsin teha tegelikult takunööriga ja proovisin ka, see takunööri sisse need pärlid ei läinud, mul on liiga jäme, et on olemas ka muidugi sellist peenemat takunööri, aga mul lihtsalt hetkel ei ole kodus. Ja siis võtsin tavalise heegelniidi natukene sellise peenema, mis on mõnusalt tugev.
mõõdad siis selle oma märkmiku järgi ilusti paraja pikkuse ja teed sinna sõlmed, et pärlid sealt edasi ei läheks. Ma tegin alguses ühe sõlme, siis hakkasin pärleid otsa ajama, siis avastasin, et pärlidel on liiga suured augud. Et tuli ikkagi teine sõlm ka otsa teha. Ja siis on lõikad enam-vähem mingi pikkuse, pärast saad ju trimmida parajaks ja lihtsam on neid pärleid ajada, kui sul on see nööri ots tehtud natuke kergel tilga pieve ja liimiga kokku, et ta jääb selline natuke tugevam. Et siis läheb nagu palju kergemini pärl sellest nöörist läbi. Siis natukene mudisin seda nööri ja panin need pärlid sinna otsa. Et iseenesest pärlitega nokitsemine on väga tore ja nendega saab ju väga palju toredaid asju teha. Ma kunagi olen ju ka proovinud mingid kaelakeesid ja käevõrusid ja nagu ikka, kui sa oled hakanud käsitööga tegelema, siis tulevad sellised tuhinad, et tahaks kõike proovida. Ja kuna mul olid sellised tähtedega pärlid ka, siis ma panin oma nimetähed ka. Sest mul on plaan see ikkagi endale jätta, mitte ära kinkida ja ega kellegile müüa, siis tuli panna sellised, nagu ise soovid. Aga ma olen mõelnud küll, et võiks küll, kui mul tuleb neid ideid ja ma teen neid märkmikke nagu valmis mõne portsu, siis kevadel kuskil, kevade poole rohkem äkki kuskil panen mõned ka müüki. Et kui kellelgi on soovi ja näeb sellist märkmikku, nagu ta tahab mul videotes, siis võib mulle märku anda. Aga selline see tänane video sai. Ma loodan, et sulle meeldis ja kohtume järgmine kord. Olge tublid!